Ülo Sooster. Ei saa öelda, et Ülo Sooster oleks olnud lapsgeenius, kes oleks kohe osanud filigraanselt joonistada, maalida. Väga muranguliseks tema jaoks kujunes vangilaager. Koos sõpradega ta arreteeriti, süüdistuseks pandi muuhulgas see, et ta soovivad kaaperdada lennuki ja läbi Hiina Pariisi põgeneda. Ja 8 aastat seal vangilaagris sünnitasid kindlasti suure igatsuse kunsti järele. Me näeme, kuidas ta iga väikest paberilehekest kasutab selleks, et kunsti luua. Ja see tähendab, et nendes väga piiratud oludes kunst muutub mitte lihtsalt meeldivaks ajaviiteks, vaid eksistentsiaalseks olemise viisiks, maailma tõlgendamise viisiks. Kui suure vuntsiga mees jalutas teispoolsusesse, läks midagi veidi vabamaks. Vanglas karastunud Sooster otsis Moskvas üles kõige ärksamad kunstnikud ja küsis, kas siin saab teha avangardi? Saab. Vene avangard peab Soosterit enda omaks. Aga meie ütleme, et need kadakad ja kalad on pärit ju Hiiumaalt. Ülo Soosteri loomingut on huvitav vaadata hiidlastel, kes tulevad, näevad kadakaid kummalistes vormistustes, aga ka semiootika professoritel, kes võivad jääda tõlgendama neid erinevaid kihistusi, sümboleid, võrgustikke, mis Soosteri loomingus laiali laotuvad. Sooster räägib vähe. Ta silmad on lahked, kuid pilk eemal olev. Nii teda mäletatakse. Ja nii joonistab ta ennast üha ja üha. Leiva saab Sooster lauale tehes illustratsioone ajakirjadele ja raamatutele. Kui ta maalib, siis aeglaselt. Ja aegamisi muutub värvitekstuur nii keeruliseks, krobeliseks, et neid pilte võib ka kinni silmi katsudes vaadata. Abstraktsetest kompositsioonidest joonistuvad aegamisi kokku hiigelmunad või huuled, justkui polekski maailmas midagi muud peale selle, mis on hetkel pildil. Ülo Soosteri surma tõesti ümbritsevad mitmed segased asjaolud, mis muidugi on olnud sooduspinnas erinevate vandenõuteooriate ja müütide levikuks. Aga see, et on võimalik uskuda, et Ülo Sooster, kunstnik Hiiumaalt, avangardist, langes mõrvaohvriks, selle uskumise võimalikkus näitab, et tema loomingus oli midagi, mis võis häirida totalitaarset režiimi väga tugevalt. Ja mis oli süütus muna maalimises sellist, et Nõukogude kord peast lolliks läheks. Ma arvan, et see oli just nimelt see julgus kutsuda üles fantaasiat kasutama, rakendama kujutlusvõimet, sest ei ole miski, mida igasugused režiimid rohkem kardaks, kui see, et inimesed hakkavad ette kujutama midagi.